ma tegin selle video tänu sellele, et mul Patreonis paluti, et ma seda teeksin. Kui sul on ka soovi mingit teatud videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks ja sealt leiad ka kõik minu videod, enne kui nad YouTube'i kanalile üldse kunagi üles laetakse. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami näidistööd. 6. ülesanne, jõud, mis osaliselt tasakaalustab tiigipõhjas lebava kivi raskusjõudu. Eks meil on mingi kivi, ta on tiigipõhjas, talle mõjub raskusjõud. Miks ta nagu sügavamale ei vaju, on küsimus, et mis see nagu vastupidine jõud siin on. Minu pakkumine siin on toereaktsioon. Põhjus miks? Sellepärast, et toereaktsioon, see on ka näiteks see põhjus, miks mingi asi on laua peal ja see, kuigi raskusjõud sellele mõjub, ta ei lähe nagu läbi laua. See on see, mida toereaktsioon on. Minu eest siin on kivi puhul on tegemist sama olukorraga. Inglis keeles see on normal force. Khan Academy'l on väga head videod selle normal force'i kohta, toereaktsiooni kohta. Minu eest eestikeelses õppekirjanduses sellest ei räägita peaaegu üldse. Nüüd rõhumisjõud, ma arvan, et ka ei tasakaalusta seda. Keha kaal samamoodi mõjub pigem niipidi. Elastsusjõud, no ma ütleks, et see ei tasakaalusta raskusjõudu päris siin olukorras. Ja hõõrdejõud, see meil ei ole tegemist olukorraga, kus kivi tahaks hakata liikuma või oleks takistatud, nii et ma ütleks, et siin ei ole ka hõõrdejõuga tegemist. Nüüd, 7. ülesanne, maapinnalt visatakse vertikaalselt kivi üles. Milline järgnevatest kivi liikumist kirjeldavatest suurustest sõltub kivi massist? Ja õhu poolt kivile seda takistusjõudu mitte arvestada. Mis mulle silma hakkab kohe on impulss. Impulss on liikumishulk, see on põhimõtteliselt mass korda kiirus. Impulsi põh võrdub, P võrdub M korrutada V. Ehk siis väga otseselt sõltub kivi massist. Hetkiirus tingimata mitte, see on põhimõtteliselt kui kiiresti ma suudan kivi visata, tõenäoliselt on küll seotud sellega, kui massiivne see kivi on või mis selle kivi mass on, aga siin hetkekiirust ei ole otseselt nagu seotud sellega. Koordinaat, see on lihtsalt tema asukoht, see ka ei ole otseselt seotud tema massiga. Ja kiirendus samuti see ei ole otseselt seotud tema massiga, et kui mõelda kiirenduse peale, siis on ju mingi kiirus, mingi 2 kiiruse erinevus aja jooksul. Ehk siis impulss on minu vastus siin. Nüüd kui keha ripub vedru otsas, meil on mingi vedru, meil on mingi keha ja siis ta ripub. Siis 2 Newtoni esimese seaduse kohaselt omavahel suuruselt võrdset vertikaalsihis mõjuvat jõudu on raskusjõud ja. Esimene seadus, see on see inertsi seadus. See ütleb seda, et keha liigub sirgjooneliselt ühtlaselt või seisab paigal, kui talle mõjuvate jõude summa on 0. Ehk siis küsitakse et põhimõtteliselt, et mis on selle nagu vastasjõud, et meil on ühtepidi on ju raskusjõud, teistpidi meile mõjub, siin on raskusjõud. Nii, mis on siis raskusjõu vastu nagu siin? Rõhumisjõud on ka nagu alla suunas rohkem, et ta rõhub mingi asja peale. Hõõrdejõud, see meil oleks oluline siis, kui meil hakkab mingi asi liikuma või on tema liikuma hakkamine on takistatud. Mina pakkusin elastsusjõud, sellepärast, et see nagu tasakaalustab otseselt seda, et see vedru ei veni rohkem on ju raskusjõud mõjul, vaid ta jääb selliseks nagu ta on. Kehakaal samuti mõjub alla poole, sellepärast, et kehakaal on jõud, millega see maa külgetõmbe jõud tõttu ta mõjub sellele riputusvahendile. Üleslükke jõud, ma arvan, et ei ole siin oluline, sellepärast, et meil on tegemist mingi asjaga, mis ripub. Et kui meil on näiteks üleslükke jõud, näiteks kui meil on vedelik, kus me paneme mingi puuklotsi vette ja siis ta seal ulbib, siis ta võiks olla äkki see jõud, mis tasakaalustab raskusjõudu, aga siin meil on tegemist rippumisega, mitte ulpimisega, nii et üleslükke jõud, isegi kuigi ta on õiges sihis, ei oleks siin minu pakkumine. Ehk siis mina ütlen, et õige vastus on elastsusjõud. Ja siin meil on pall lastakse laua kohal lahti, ta põrkab, küsitakse, et milline punktidest vastab olukorrale, millal laualt tagasi põrkav pall kaotab kontakti laua pinnaga. Ja ma tegin nüüd siia natuke suuremalt selle sama joonise ja ma tean selle kvaliteet on halvem, aga nii on mul natuke lihtsam joonistada. Ehk siis kõigepealt meil on kiirus 0. See kiirus 0 märgib seda hetke,
kui pall on õhus ja ta veel ei ole lahti lastud. Ja nüüd, kui ta lahti lastakse, siis selle aja jooksul tema kiirus suureneb. See on see aeg, mil ta kiirus suureneb, ehk siis ta liigub laua suunas. Ehk siis see on see kiirus, millega ta liigub laua suunas. Nüüd siin on laud. Nüüd siin graafikul see on joonistatud nagu ühe sirgena. Ehk siis see nüüd on see hetk, kus see pall siis jõuab lauale, tema kiirus väheneb, sellepärast, et kui ta on laual, siis on ju korraks ta peab peatuma. Selleks, et ta saaks peatuda, ta peab kõigepealt olema aeglasem. Ehk siis ta jõuab lauale, tema nüüd kiirus aeglustub ja siis kiirus muutub negatiivseks. Mis see negatiivne tähendab, on see, et ta muudab suunda. Siin ta muudab suunda. Ehk siis mina ütleks, et hetk C, teen teise värviga, hetk C on see, kus ta on lauapinnal ja nüüd ta hakkab ülesse tõusma. Nüüd, kui ma tahan seda joonist edasi joonistada, siis mis ma teeksin näiteks on see, et nüüd siin C-st D-ni saavutab see pall taaskord mingi kõrguse ja siis ta hakkab taas langema. Ehk siis ta hakkab taas langema D-st D-ni. Ja kuna ta langeb, ta läheb, raskuskiirendus mõjub talle, ta liigub kiiremini või kiirenedes. Ehk siis nüüd ta jõuab alla ja siis taaskord ta on siin punktis, kus ta lauapinnaga jõuab kontakti. Ehk siis mina ütleks, et õige vastus siin ülesandes on see. Milline graafikul toodust punktidest vastab olukorrale, mil laualt tagasi põrkav pall kaotab kontakti lauapinnaga? See. Ma tegin kanalile Discordi. Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.